kallis sõber, sind austan ma. Sa tea, see tunne alles jää. On suurtel meestel suured teod. Sa tea, see tunne alles jää ja jääb. Sa tea, see tunne alles jääb. La 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 sind austan ma. Täna saab Kadrina vald 30 olete te kuulnud. Ja siis need külad, kuhu me satume siis ja kes on meid külla kutsunud, siis need küladele me anname sellise, kuidas see nimetatakse, Ahto? Plaat. Selle saab, ta ilmas saab kindel, et selle saab kuhugi välja. Kas panete õue või panete sisse kuhugi, et me tähistame, märgime ära siis oma selle 30-aastase valla ja need tähtsad kohad, kes on tahtnud panustada sellesse juubeliüritusse. Et kes teil siis on see kõige tähtsam, kes selle vastu võtab? Aga teeme vahetust, ühesõnaga ja me täitsa olime teadlikud, et tuleb juubel. Me valmistasime teile vastutasuks kingituse, Saviringist tulnud lekt, siis on siin veel pastakaid, märk, peegel, magnet ja veel selline alus. Nii, ma panen selle siia tagasi. Nii. Aga tore, aga siis aitäh ja teile siis jõudu jaksu ja hoiame meie valla lippu kõrgel. Tõstame veel kõrgemale. Ja just. Aitäh! Nii, kohustuslik. Siis jätame pikemalt. Siia kirjutame 1 ja 2 ja 3 ja niimoodi. Läheb edasi. Et tore oli teie juures läbi sõita ja oli vahva. Üle vaadata, et ikka kõik toimib jätkuvalt. Seinad on püsti. Ja elu käib. Ilm on endiselt pilvine, lumi lörtsi sajab. No külaelu käib niimoodi ohjeldamatult täiesti. Et jõua ainult järgi. Ohepalus ohjeldamatult. Siis anname üle ja soovime õnne meile kõigile. Aitäh. Suur tänu. Nii, selline tore. Selle võib kuskile panna. Niimoodi, et torkab silma. Teeme aupaugu praegu. Moodustati Kadrina vald ja hakkasime sellist värske riigi kohaliku omavalitsuse asja ajama siin Eesti valdades üldiselt. Ja meie siis täna tähistame seda oma valla sünnipäeva ja teeme tiiru peale kõikidele meie küladele, kes soovisid sellel päeval meiega koos seda tähistada. Ja igale külale me jätame nende nimelise embleemi, mis on siis meie selle juubeliaasta tähistamiseks selline tähis.
ja te saate selle panna oma külasse kuhugi nähtavasse kohta õue, see on ilmastikukindel või siis kuhu teile endale meeldib. Ja mida veel siis soovida meile Kadrina valla rahvale, et sellist kindlameelsust ja sihikindlust ja toimetame edasi nende aktiivsete küla inimestega üle valla, et naudime seda, et me oleme seal, kus me vallaga oleme 30 aastat jõudnud ja täname ka neid kõiki inimesi, kes on nende aastate jooksul kaasa aidanud. Suur aitäh Kadrina vallale, et olete igatepidi toeks olnud, eriti meie mõisale ja koolile kindlasti. Tänu sellele elab ka vald küla, et oleks kooli, siis ei oleks siin küla ka kasvanud. Suur tähtis on. Ja see on Õnnelike laste kool, keda juhib Õnne. ja et ma alati räägin, et meil on meie vallas on Õnnelike laste kool. See on kõik tänu teile. Jah. Aitäh. Ja aga seda saab teha, kui on kohapeal inimesed, kes tahavad seda teha, et siin need inimesed on olemas. Nii, aga siis palun Kadrina vald 30 ja oleme Vohnjas. Mina olen siin varem ka käinud. Ma nägin vist suvel talupäevadel on ju. Kõik külad, kes meil vastu võtavad, saavad me tähistamiseks sellise plaadi. See on ilmastikukindel. Te panete oma külassele kuhu tahate. Muidugi au kohale igal juhul. Au kohale ja oleks nähtav ja sellega me siis märgime ära. Tubli küla ja kus tuleb aktiivne elu. Aitäh. Ja meil on siis selline tore seltskond meid saatmas. Ja me sõidame kokku täna 16 küla läbi. Nii, aga siis kokku külale Kadrina vallas. Aitäh teile. Aitäh. Tegin meile kõigile mõned snäkid, iluvõileivad, kukkunud leiva peal muidugi ja vohtra mahla. Nii et teenestame natukene. Ja Ivani hakkab juba varsti läbi saama. Siis, kui on öökülmad. Andres, vaata palju veel vaja. Ja siis kask hakkab jooksma, kui enam külma ei ole. See vahtamaal võtab nägemise ka ära või? Kuule, mina ei tea. Ma arvan, et ta annab juurde palju. Kadrina vald! Sai õnne! Ei täitsa mahla maitse. Väga hea. Venemaa piiri äärest käisime toomas teda. Nii et siin tänapäeval ei ole väga palju neid koeri saada. On sinna kanti, jah. Suur püha. Olla võib halva ikka hea, kui sinu kõrval ma viibin. Su rõõmusest piisab, et halva võiks muutuda heaks. Olla võib halva ikka hea, kui sinu kõrval ma viibin. Su suudusest piisab, et halva võiks muutuda. Aitäh teile, turvasite meid väga hästi. Ja nii uhke alati teiega liikuda. Teiega oli väga turvaline. Väga hea, meil on hea meel. See on Kadrina. Midagi ei tehti siin nii sama. Alutaguse malevast. Jõhvis. Me olime õppustel keskpõlvel. Ahah, saite tulla meiega. Jah. Leiti õige inimene ka, kes Kadrina valla Ja sünnipäevale. me Lähsa loogus lõpetame ihukaitsetega. Tere!
oi, te niimoodi üllatasite meid niimoodi. Üllatasime. Jah. Jaa, me vaatan, et Me teil teeme oli siin kogu just, aeg töö käib. Ja me teeme neid kuldnukkamatele maju järgmiseks aastaks, ma ei tea, enamus on vist. Lahe. Noh, astuge siis edasi, meil on hästi mudane selles mõttes, et me koliseme sisse-välja. Praegu on jumalast jälle päike paistab, aga kohe hakkab sadama. Ja siis me, näed, puhastame palke, meil kiik laguneb, sügisel lagunes siit palgid ära, nüüd hakkame nagu. Kuulge, minge nüüd tööle! Minge tööle! Ma teeks aru. Lõunast nad tulevad ju praegu. Eks nad ise valivad. Ma kahtlustan, et pelikan ei mahu sinna. Ei, mina olen näinud, et kuldnakk. Rästalised ka mahuvad siia. No enam-vähem mahub sisse küll, väiksem kuldnakk. See on kahekordne maja. Me paneme ta nüüd üle. Kured on ka vägise kunagi. Teie Läsna Loobu küla on ka üks selline eeskujulikum külasi ja minu meelest siin on ka näha, et kõige rohkem rahvast on koos ja teie olete nagu natukesega selliseks teistele ka eeskujuks, et koos toimetamine on oluline. No meil on muidugi maja. Aitäh vallale muidugi ka nende vetsude eest ja bussiruumi eest ja... Ja vaatame kohe üle. Ja nüüd me ootame siis kööginurka. Jah, ootame on ju. Jah. Välikööginurka. Hurraa! Nii, nüüd see. Üks pilt. Hääpada hellepada keegi ma kivi pääl, hääpada hellepada keegi ma kivi pääl, hääpada hellepada keegi ma kivi pääl, keegi ma kivi pääl, keegi, vajakene keegi, kiteliku keegi, vajakene keegi, kiteliku keegi, vajakene keegi, kiteliku pari. Tere jõudu! Meil on täna valla sünnipäev. 30 aastat tagasi hakkasime siin meie oma kohaliku omavalitsuse asja ajama ja täna me tähistame seda sellega, et sõidame, teeme vallale ringi peale ja külastame erinevaid külasi ja Viitna peatus on meil teie juures. Ja kõik need, kus me täna käime, saavad endale sellise sildi, mis on ilmastikukindel, võite panna kohta, kus inimesed seda näevad ja selleks nii-öelda valla sünnipäeva tähistamiseks. Palju õnne teile! Ja palju õnne meile kõigile ja teile ka. Et ma annan siis selle teie, kes teid vastu võtab selle? Meie. Nii, aga siis palun! Panebki pitsid peale ja siis hakkab meile tagasi. Aitäh! Väga ilus. Võtta tagasi, hääpada hellepada keegi ma kivi pääl, hääpada hellepada keegi ma kivi pääl, hääpada hellepada keegi ma kivi pääl, keegi ma kivi pääl, keelige viima pääl, keepalla palu pääl, keelige viima pääl, keepalla palu pääl, keelige viima pääl, keepalla palu pääl, vajakene keegi, pass, võtta tagasi, pass, võtta tagasi. Tulged inimesed kõik, lähme edasi aga. We came specially from the Netherlands, from Amsterdam to say hello to you. Thank you. Et meie, ma arvan, et Vatkunõmme küla on kõige väiksem küla Kadrina vallas. Meil on alla 10 suitsu. Suve pererahvaga kokku 9-10 niimoodi ongi meil. Kunagi oli 51. Aga kunagi oli üle 50 tanu siin metsa sees Viitna ja Jürimõisa vahel. Tulge palun sisse. Ma panin selle meie külalugu siia, kui meil oli 2003, 2005 ja 2007. Ma ei tea, kas siin ruumis on kedagi, kui meil oli Kadrina valla kühade ühendus, mina olin juhatuse esimees ja me korraldasime mitu kuud. Härra Sterni abiga oli meil Läsnal 2005 minu meelest. Kadrina valla külade päev, kus isegi orkester mängis külade rongkäigu saateks. Ja külalisi Virumaa teatri kohal oli kas 400 ringis külalisi küladest. Et võt sellised asjad olid meil sajandi algul. Ja seetõttu, kuna ma ise külast külla mobiile polnud sellisel tasemel, iga külavanema otsisin küladest ja niimoodi me hakkasime küladega koostööd tegema sajandi algul. Ja meie küla on siis Vatkunõmme, aga kui te Kadrina valla nimekirjast otsite, siis sellist külad ei leia. Ja nüüd on külarahvas minule öelnud, Sirje, no kaua see oma ehk jama kestab.
et no kujutage ette, vallavanem, siin on Ama küla, mis koosneb Amast ja Vatku ajaloolisest külast, siis lõikab Jürimõisa küla, kes nüüd nime tagasi kauples, kõik ära ja siis hakkab uuesti see jama ehk Ama. Et noh, see on ju jama. Ja kui te küsiksite siit 10 külaelaniku käest, kus see Ama küla on, siis nad ei tea täpselt. Eriti need suvitajad. Näiteks väga hea Tallinna hambaarst elab sealpool. Seal on üks dotsent, seal on üks pedagoog ja metsa sees siin endine Riigikogu liige Rainer Vakra esivanemate talu, kelle vanavanaisa, minu vanaisa üles kasvatas. Ehk meil on, ja see oli siis kuni 38. aastani oli see Vakrite Joosepi talu, seal oli Palvela ja siin külas oli Sepp. Nüüd on meie poeg, Kristjan Kuusik-Sepp, elab 400 meetrit sinnapoole, et niisugused ringid on nagu täis saanud selle külaga. Ja küla oli olemas siin, kes tahab vaadata meie külalugu siin hästi lühidalt, ma olen pannud kirja ka, et meil on nagu erinev ja palun võtke ampsuke sealt, lasen ringi käima kohe. Aega ju ei ole. Palun, üks maheküpsis, sest me oleme mahetoitlustaja ja põdrakanepi fermenteeritud, peremehe tehtud põdrakanepi fermenteeritud tee. Palun, andke edasi. Et meie küla oli olemas kindlasti 19. sajandi algul. Tellingshause, kuulis Friedrich Adolf von Tellingshauseni mõisad nagu Undla, Hulja, Loobu, Hõbeda, need olid kõik tema mõisad, teile pere poegadele läksid edasi ja Aaspere mõis oli neil peamõis, seal oli minu varavanaema peakokk veel. Nii et see toidu tegemine meil on siin nagu kombeks meie peres. Et siin see küla oli selle Vatku karjamõisa, Vatku siis Tellingshauseni pool orjade ja vabatalunike, kui need tekkisid 19. sajandil, siis talude ja karjamaade ala. Nii et kui siin eelmine aasta ära surnud 94-aastane Raineri vanaisa Elmar Vakra ütles, et kui esimesel Eesti ajal lehmad sõid Viitna järve juures, siis kella hääle järgi kaelas lehmal või kella kuju järgi, mis oli näha, siin ei olnud metsa. Et siin olid karjamaad üksikute puudega ja järve ümber oli mände. Et vot nii palju on muutunud aegadesse ja meie küla, ma ütlen paar asja, mis meie küla iseloomustab, kui Vatku Nõmme. Meil on külalislahke küla. See tähendab, et kui ei ole turismi, meil on turism meie talus. Kristiina ehk siis siin kõrval, tema on juba Jürimõisa tegelikult. Et siin meil on, igas talus on suvel kindlasti erinevates keeltes juttu, on suguvõsad tulevad kokku, pillid mängivad, saunad köövad, et selline külalislahkus ja hästi palju käimine, et kas või Vakrite juures. No seal on riigikogujad käinud ja igasugused käinud. Et tegelikult meil on palju selliseid, siis meil on pedagooge palju tänasel päeval. Et meie talu peremees on emeriitprofessor Tehnikaülikoolist, tema kolleeg on seal talus kõrvas teine doktor Tehnikaülikoolist, siis on pedagooge, meie Minija on pedagoog, sealpool on veel üks pedagoog Tallinnast, et meil on päris palju pedagooge. Ja siis sellist turismi asja või küla asja me ajame ka teistmoodi kui teised külad. Et meie külamaja on seal, mis te arvate, milline? L-tähega hakkab. Läsna rahvamaja. Kui on teater, siis oleme kõik Vatku lõpuni, Hõbedani ja kaugemalegi kõik seal. Vanasti me käisime rohkem, siis oli ikka Ain Suurkaev, volikogu esimees, oli kohal jõulupeol, no see oli nagu raudnael. Noh, et terve Kadrina valla võis leida Läsna peolt või etenduselt. Ma usun, et Ülle ka teab neid aegu ja on käinud ka mõned korrad. Et vot selline küla, kus ühe küla sees, mitte iial, ma julgen öelda vähemalt lähijärgmistel kümnenditel ei tule siia külamaja. Sellest loodusmajast meile täitsa piisab. Et külamaja või vaja, kui ma ütleksin Rainerile, et kuule, 22. juunil on suur pidu, et teeme nüüd Kuusikul ja palun tule, siis Rainer vaatab, et kas ma olen lolliks läinud või. Suur direktor Tallinnas, ta tuleb maale selleks, et kõigist eralduda ja teha seda, mis tal pähe tuleb. Mitte, et korraldataks midagi. Ja nii ongi. Kui meil külalised ära lähevad, siis hakkab Sirje privaataeg, mitte uus korraldamine.
et meie küla on natuke teistmoodi. Minu poeg on minu isa moodi. Siia vahele ta paneks veel mõned puud juurde, et saaks omaette olla. See Sepp on väga omaette hoidev poiss. Et vot selline kõige väiksem küla Kadrina vallas, aga kui on midagi abi vaja, minu poeg, maantee ääres on meil Tallinna Sõõriku kohvikute omaniku suvilad, Hedi proua tuleb, siis 2 päeva ennem või viimane õhtu roogitakse tee veel puhtaks, et Hedil oleks pereautoga ja tulla. Kui elasid siin vanemad paarid, siis peremees küsis, et kuule, sa oled juba 3., kes küsib, et kas mul puid on või kas rookida on vaja. Et meil käib hoolitsemise üksteise eest. Oli koroonaaeg, helistati üksteisele, kas olete terved, kas olete haiged, kas poest on vaja midagi tuua ja nii edasi. Et pisikese kõige pisek küla Kadrina vallas. Ja siin on üks eriline inimene Eestis, et kui meil oli Põllumajandusministeeriumil loodi maaturism, mina olin selles projekti sektor, aga see härra oli projektijuht. This man was main head of Big Pharma project in Tallinn Ministry of Agriculture at the end of the century, in 90s. Frans Ziegler from Holland. And his daughter, Florence, came first time to Estonia. We showed around Lahemaa, and today he was running in the village. Jooksis külas täna hommikul, eile läitasime Lahemaad, sõime kohalikku toitu, kohaliku toidumärgisega Sagadi restoraanis, käisime, ostsime kohalikku kaupa sealset poest. Nii et vot selline pisike küla, Vatku Nõmme. Ja kuna meil täna 9. aprillil on Kadrina valla sünnipäev ja Kadrina vald saab 30 aastat, siis ma saan rõõmustada sind, Sirje, sellise toreda küla nimega. Me lubame, et aprilli lõpuks on paberid valda esindab. Vatku Nõmme nime tagasi saada. This is our real name of the village, Vatku Nõmme. But officially Soviet Union time, they didn't ask our villages, and they changed the name in 76. Ja see on ilmastiku kindel, nii et sa võid panna väga, selle paneme loodusmaja seina. Ja pane sinna, kus ise soovid ja kus on kõige rohkem. Oi, väga. Aitäh, kas kallistama. Kauges külas vanaema juures elasin kord kogu suve. Vanaema ja mu armas vanaisa, aga noorel Kadrina valla 30. sünnipäeva puhul ja meil on üks erakordselt vahva küla. Kuna ma olen kooliõpetaja, siis mulle meeldib igasuguseid küsimusi küsida. Kes on kõige kiirem ja oskab näidata, kus vallakaardil asub Võipere küla? No kes on esimene? Spiiker on siin kõrval. Keskel süda. Nii, üleaegu hästi. Ja nüüd on teine suure ringi küsimus. Me oleme küll vaimult suured kohad, võib-olla mitte nii, aga meie küla kuju meenutab midagi. Kui ma ta nüüd hops nii pidi keeran. Ja see on meie küla kuju ja kui hästi suurelt tahta mõelda, siis mille moodi see küla on? Liblikas, enamus ütlevad liblikas, aga ma annan geograafilise vihje, üks manner. Ameerika on manner lausa. See lausa manner. Austraalia siis, jah? Jee! Ei ütle, seal pool ütles. Niisuguse toreda koha peal olete siis hetkel. Ja tegelikult, miks me oleme selle maja juures? Umbes 2 aastat tagasi, kui oli meil rasked ajad, siis Ahto Lehtmets postitas pildi Võipere küla kohta ja minul hakkas hirmus uudishimu peale, et mis maja see selline on ja kuhu on see kuppel saanud. Ja kui te nüüd vaatate, siis on täpselt see sama maja, mis siin oli 1922, kui see on dateeritud kirik, siis me päris kirikuks ei julge seda nimetada, sest kirik oli Kadrinas ja kirik oli Aastares, Valjalas. Aga ma arvan, et siin päris mõni patt sai andeks palutud küll. Et niisugune lugu siis. Ja võib paluda, aga ma ei garanteeri, kas te andeks saate. Ja teate, armsad, ma lähen nüüd natuke edasi pikka ajalootundi tee teile. Siin on absoluutki olete praegu Kadrina valla piiri pidi külast külla ja mille üle me täna
siin ilus heinamaa ja iga kevad täitub see karstiala uhke koguse veega ja 100 aastat tagasi Võipere vabadikud, kes siin elasid, need olid siis Aaspere mõisa sulased, kes kogunesid ümber selle Karstijärve ja nad uhkusega nimetasid seda Võipere järveks, nii et kui te kuskilt kuulete, siis üldsegi mitte pole see mitte tühi jutt ja igal kevadel, näete, usute või usu, see on eelmine aasta tehtud, see aasta kevad veidi hilineb. See sama Paju juurest päikeseloojang ja ma arvan, et see on üks turistimagnet siin meie külas küll. Majamüügiaeg. Majamüügiaeg, just, et minu majakene ongi seal täpselt sealpool, kui siis Kristi ja Tarvo, kes elavad siin majas praegu, ma loodan, et ei müü oma maja, aga veel ei kavatse müüa, aga kui keegi hästi, aga nüüd vähe sellest, mul on paar ajaloolist fakti ikkagi ka. 1913 on Võipere küla nii kõva küla olnud, et Tallinna Teataja on millegipärast avaldanud ühe kohaliku inimese artikli ja selles artiklis on nii mõndagi põnevat. Siin kirjeldab, et siin maja, selles külas on olnud siis koolimaja. Kui te näete seda sinist silti ja see raaguspuuke, võt siis umbes selles kohas oli 1861 juba Võipere algkool ja mõne aja pärast, kui juba koolimaja väikseks jäi, siis olid nad vahepeal Kihnevere koolis, algkoolis õppimas ja võib-olla mõned teist teavad, et Võipere suurkoolimaja, mis on siit umbes kilomeetri jagu eemal, kui Võipere algkool sai 75-aastaseks, siis avati see uhke suur koolimaja. Täna kahjuks jah, enam ei ole Võipere kooli mitte mingisuguselgi kujul, aga meil on ilusad mälestused. Aga võt selle artikli ma nüüd hea meelega, Ahto, jagan sinuga ja pikalt ma ei räägi, aga võib-olla paar lõigukest siiski. Ma tahaksin ikkagi öelda vähe sellest, et meil olid siin oma sepad ja oma rätsepad ja tuulikud ja Meierei, eks ju, küll oli talle 100, aga meil oli ka laulukoor ja see laulukoor oli kogu aeg ära suremise ohus, sest et sügisel kõik tulid uue hooga laulma ja kevadeks jälle vajusid ja väsisid ära ja see artikkel lõpeb üsna toredasti. Muidugi kirjeldatakse siin koolipoisse, kes olevat olnud ikka üsna ropu suuga ja ikka õpetajad sinatanud ja pole isegi mütsi peast ära võtnud, kui on koolitundi läinud. Siis tüdrukute kohta paar paremat sõna siin on öeldud ja üksikud nooremad viisakamad on ikka ka ära eksinud siia kanti ja artikli lõpus 100 aastat tagasi siis kirjutab härra või proua Vits. Loodame siiski, et kord aeg tuleb, kus ka meie juures küla lollused ja lõbud kaovad. Lollustest me loobume, aga lõbudega me veel mõtleme, kuidas selle asjaga on. Aga nüüd ma näitan ka pilti korraks siis sellest vanast koolimajast, mis oli 1861, siis seal, kus ma teile näitasin. Ja nüüd mul on vist üks eksitus siin. Jah, siin on see algkool, mis on siis selle kurvi peal ja viimane põnev lugu, see on siis see suurem kool, mis on kilomeeter edasi. Siin oli parimatel aegadel üle 200 lapsed. See oli tegelikult internaatkool. Oma printsumehed on meil siin lausa olnud. Ja nüüd siis viimane lugu, mis on natuke seotud korras maailmas. Bussi taha jääb täpselt üks kolmnurkne teemärk ja selle sama Sireli võsa taga oli Nõukogude ajal, teise maailmasõja ajal, kui punaväelased sisse ründid, oli siin Aaspere vallamaja, kuigi Võipere küla oli. Aaspere valla ja Võipere ja Kadrina vald, ühesõnaga need piirid olid üsna sulle-mulle. Ja Aaspere vallamaja asus siis meie külas ja 19. juuli oli suvi või kuum öö. Nimelt punased olid siia vallamaja ennast sisse pressinud ja meie Kavastu metsavennad, kõik käisid Võipere metsadest ja põldudelt kokku olid tulnud, arvasid, et no nii see asi küll ei lähe ja 20 mehega võtsid ja tegid nendele punastele säru ja muidugi kahjuks põles ka see hoone hommikuks maha, aga miks need Kavastu metsavennad nii kuulsad on, sest et nende juhiks oli Alfons Rebane, no poisid sõjahuvilised teavad kindlasti, ta on siis ühe rüütleristi kavaler ja siin on raamatu kaas, kus on kogu tema elulugu ja selle kandi lugusid päris palju lugeda. Kõik, ma rohkem teid ei vaeva ajalooga, elagu Kadrina vald ja rahu. Ma loodan, et kõigile maitseb ja kohalik. Et aitäh selle põhjaliku tutvustuse eest ja nende lugude rääkimise eest ja Anneli on ka, ma arvan, et sa väga palju lugusid jutustab. Neid jutustajaid oleks meil igasse külasse vaja.
Jõudu teile ja ilusat meie valla sünnipäeva kõigile. Aitäh. Unustasin täitsa ära. Mul lubati meeles pidada. Meil on siin... Suu kinni. Jah, kui toit suudab. Meie külas on Piibusaare talu, kes teeb oma mett, et mett teile moka peale. Ja üks purk on mul siin veel. Siin on mõtteterad, Kadrina Kihelkonna ütlemised ja vanasõnad. Näiteks Viru veri ei värise ja Kadrina kaigas ei sammalda. Selline... on siin kirjas, just. Nii et rõõmsat maiustamist koduteel või pärast pidu. Palun. Aitäh. Kogu aeg selle asja pikal ja ühe asja juba lükkabki pikal ja ka soovide vallal ikka jätku ja pidevist ja hoidke nii kaua kuskil, aga no näete, see tuul ei lase tegelikult kõik ilusti laotud, aga no tuul ei tee täna õigust. Ja ma sain aru, et eelmises külas oli pakutud killuleiba, et me pakuks võib-olla siis magusad. Tulge ligi. Kes soovib kommile muidugi siin seda. Ehk siis me igase külla, kui me lähme, jätame maha selle küla jaoks tehtud selle embleemi, mis on ilmastikukindel ja te saate panna seda oma valitud kohta tähistamaks siis meie seda valla sünnipäeva. Ja see torkab silma kah, et meie siis hakkab toimima, kui igas külas on need ja just. Kusjuures oli väga tore, kui oli see plakat, siis inimesed küsisid, üks inimene, mis see 3 peaks tähendama? Ta ei osanud nagu arvata, et see lill võiks 30 olla, aga no tore, vähemalt julges küsida, sai teada. Õige. Kena. Aga kena, teil on veel pikk tee ees, ma saan veel on, rohkem on nüüd selja taga kui ees. Aga siis kena. Ilusad päeva teile ja kõik ilusad sünnipäeva jätku veel kõigile. Jaa, elagu Kadrina vald. Elagu Kadrina vald. Kõiki neljä jalga lonkka vana hobune. Valus piitsa lööksu sammu kiiremaks ei tee. Nyt on kurgus hambad ristis, rasket koormat vead. Loomade farmis on te ülemusteks sead. Jah, aga ta on natukene meil nagu kuri. Kuule, mine teise poole. Nii, Marge, me saabusime sinu juurde. Meil on Kadapiku külla ja meil on siis selline tuur pooleli, kus me teeme terve ringi peale oma valla küladele ja nii tore, et Kadapiku küla meid ootas siin ja me saime ka neid loomakestega. Pauliina on elanud üle väga raske sünnituseni, et sellepärast on praegu selline. Ja me jätame igasse sellesse külasse siis, kes meid täna vastu võttis sellise ilmastikukindla embleemi, mida sa saad panna kõikidele nähtavaks, kuhu iganes soovid ja see jääb tähistama meie valla sünnipäeva. Nii et selline... Palun vabandust! Meil on külalised! Kõik läheb filmi peale. Oi, kui... Issand jumal, selline. Issa, ma pole hoidnud. Vaata siia. Mu päiva rapsib õnne vale, sealt plekki suurt ei saa.
juba ära vahetada. Ma olen ma isegi juba mingi oma iseloomus. Uljal on see moto. Ulja moto. Automotoklubi. Ulja automotoklubi on selline kogukonnakeskus. Ja nad on ehitanud siin sellise uhke maja ka ja siin on selline külakeskuse ju ruumid ka nagu, kus siis toimub, kus siis inimesed kogunevad ja teevad asju. Nii ja siis meie jätame teile teie küla aleviku nimelise sildi, mis on ilmastiku kündel ja millele saate panna kuhugi nähtavasse kohta, et inimesed kõik teadvustaksid, et Kadrina vald 30. Nii, jah, just, et ja siis on nagu erinevates kohtades mängivad nagu topkavad silma inimesed nagu ilusa värviga ja küll silma jääb. Anname siis sinule selle üle. Ma võtan üle selle. Ulja esindajale, Raunole. Nii, palun, teeme pildi ka. Jah, tükke küljest. Jah, siit tegime lühemaks. Kaidid ma olen. Oi, kui tore, aitäh. Sellised teepsud on siin. Saad selle enda auto peale panna, siis tööle sõita selle autoga. Nagu selline kaubamärk ja kollane värv. Nüüd on õige aeg tõsta üles käed ja kaelast rebi krae. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja, jõuab elada. Ava silmad, mõtle peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise väest. Seljalinglid tiivad, kõhulisa magad siis, luurejatel tihti võib olla sabad taga. Vahel tunned nagu tobe orav ratta peal, kõige jaoks ei jagu, kõike tegema ei. Tuleb meeles pidada ühte head vanasõna, mida kunagi Tõnisson ütles, mäletate selle filmis, et oleks teadnud, oleksin kodunt ära läinud. See pidage meeles. Ja ühte asja ma olen pannud veel tähele ja kõrvade taha ja mul on seda mitu korda öelnud, et minu naisu ütleb mulle, et Urmas, et tead, see Jõeper on nagu pommiauk. Aga lähme ühte kohta Eestis, lähme teise kohta, lähme kolmandasse ja pruugib mul ainult öelda, et ma olen sealt Jõeperest. Ah jaa, kuule, mul on ka sealt tuttavad, näed, ma tean ka seda, see on ka kunagi seal elanud. Siit on väga palju inimesi läbi käinud. Nii et selle koha pealt on mul hea meel. Jõeperit mainiti 1528 esimest korda siis. Jemper oli tema nimi, algselt saksapäraselt on kõik siin asjad kõlanud. Mul on nüüd väga tõsiselt kahju, et me ei saanud minna või te ei saanud, aga mitte kuhugil midagi ei kau, et on ka vana Kreutzwaldi ausambas meil on siin oleme olemas. seal käinud. Mul on sellest nii kahju, et no praegu on need teed ja olud on nii, nagu nad on. Jõepere on sellise keerulise ja huvitava koha peal. Siin on väga paljud ristteed ristuvad ja võib-olla sellepärast on ka inimesi väga palju siit läbi käinud. Enne kui siia inimesi palju tuli, siit on käinud katkud läbi, Põhjasõda on läbi käinud siit. Oleks kõik need hooned praegu alles, mis siin Põhjasõja ajal puruks hästi ja hävitati, siis siit selle tee pealt või siit selle põldude pealt sinna üles Astamaale tee peale. Nii, siit saab ka alguse Loobujõgi, nagu te teate. Ja ka siit Loobujõest mereni ei olegi palju, 59 kilomeetrit oli vist. Aga muidugi jah, et me oleme ääremaal. Ja mul on siin veel mõned sellised ilusad pildid, mida ma tahaksin veel Jõeperes kunagi näha. Mul on päris originaaldokumente, et Jõepere hariduselu kohta, Jõepere tuletõrjeseltside kohta, Jõepere metsavendade kohta. Mul on plaanis kirjutada raamat. Mul on praegu raamatu materjali ma ei hakka Tõde ja õigust ümber kirjutama. Aga ma kirjutan kõik selle ülesse, selle materjali, ilma ilustamata. Ma panen originaaldokumendid lauale, kõik, mis on nüüd tulnud välja inimeste käest ja mis on minu kätte jõudnud. Ja ma ei jäta sealt mitte midagi välja. Aga teate, mul on üks hea meel veel ära märkida ja ma ei jäta seda ütlemata. Kadrina kodukandi päev, kui oli esimene. Millal ta oli, ma nüüd täpselt ei mäleta seda kuupäeva. Aga oli veel ikka suht niimoodi, et
et ma olin teatud liige kuskil, niimoodi pool. Ja ma ei oleks pidanud veel sellist profiili või niimoodi üles näitama. Aga kui oli Kadrina kodukandi päev esimene, siis ma tõin välja sinimust-valge lipu originaali. Keegi mäletab veel seda? Uusküla Tiiu. Eesti kodanike komitee moodustati ka üks esimesi. Meie oleme Olav Mäega ja mina oleme veel järgi paraku. Ülejäänud on kõik läinud. Nii, aga see ei ole nüüd mitte vaid, et Kaitseliit aitas mul ja mina kui kaitseliitlasena, siis siit on üks selline väike lähete matkale, saate kaasa võtta. Okei, aitäh. Ja siis sinu küla kaunistuseks Kadrina vald 30 embleem. Nii me teeme pildi sinna ka. Lillede udune moodi, igal ühel on südamelaul, igal ühel on see isemoodi. Kutsun hiliseid laulema koju ja nad tulevad Männikumäelt. Kõige viimane udus veel kuju. Tere! Näha, jah. Ja mul on rõõm tervitada kõiki valla sünnipäeva puhul siin kohalt väikeses, aga nimelt väga suures Pariisis. Ja tegelikult ega me ei olegi ainult mitte nimelt suured, et kui me tegelikult hakkame üles lugema kõiki neid spordiobjekte, mis siin Pariisi külas asuvad, siis loomulikult number 1 kuulsusrikkad suusarajad. Kui vald tähistab 30. sünnipäeva, siis Pariisi suusarajad tähistavad sellel aastal 50. sünnipäeva. Nii et ja niisugune võib-olla väike kohamärkus, et ka mina olen siin 30 aastat au olnud nende radade tegemise juures. Nii, Pariisi suusarajad, 18 korviga discgolfipark, Pariisi palliplatsid, siis sinna me küll jõuame, aga Lääne-Virumaa kõige suurem täismõõtmetes ratsamanees, siis veel Pariisi motokrossi rada ja mingi otsaga on ka Pariisi jalgrattakrossi rada, nii et kokku tuleb 6 spordiobjekti, nii et seda on ühe küla jaoks nagu väga palju ja teeb au igale ühele. Mul on väga kahju, et mind ei hoiatatud, et suusad kaasa võtta. Oleks võinud ikka hoiatada. Jah, et tuleb ära teha, siis mu mees veel iluti uuris, et kas meil kuskil saab ja mulle tundus, et meil saab ja nüüd ma olen sellest täiega veendunud. Absoluutselt meil saab ja näete, esimest päeva siin, mis ma juba ütlesin, et 30 aastat olen mina olnud nende radade tegemise juures. Vahur, 10 aastat sina või? Rohkem juba vist, et Vahur on olnud ja see tehnika, mis siin on, et see on tänu Nelsonile ja Vahurile kõik, nii et ega jah, teistmoodi siin selliseid nii häid radu ei oleks. Aga mis te prognoosite kui kaua? Äge, homme hommik on viimane raja tegema. Siis aitab küll. Siis aitab, jah. Ma päris nii pessimistlik ei ole, ma natuke olen optimistlik. Ma arvan küll, sest et praegu järgmine nädal näitab kogu aeg plussi, ööd ka plussi.
aga tore, anname siis selle üle aitäh, jah, ja võib-olla kui juba korra siin oleme, et siis võib-olla nii palju veel, et vald tähistab 30. sünnipäeva, nagu ma ütlesin, Pariisi rajad 50. sellel aastal, siis on veel Pariisi laager on siin selline asi, mis siis 25 aastat on tegutsenud ja see on nagu selline ääretult tore on, et need lapsed, kes kunagi siin 25 aastat tagasi meil laagris käisid, need toovad nüüd juba oma lapsi. Et see natukene on küll hirmutav ja võib-olla tekitab sellist mõtet, et võib-olla peaks nagu ka lõpetama. Aga see keeleõpe on ikka siin? Jah. Prantsuse keelt õpetatakse Pariisis, kus siis veel? Äge. Nii et prantsuse keele laager jah, on meil olnud oi kui palju aastaid juba. Nii et üks vähestest selline kohtadest, kus seda tehakse. Väga tore. Astuge ligi. Meil on soojad vorstid on seal. Kuidas see päevakava teil on? Päevakava on selline, et me oleme nüüd sõitnud läbi kõik kohad, kus me oleme, kes on meid oodanud ja kuhu me oleme jõudnud. Ja kuna täna on siis valla 9. aprillil täna just saab meie Kadrina vald 30-aastaseks, siis me tähistame selle suure ringkäiguga. Õhtul on veel tantsupidu Rahvamajas ja kõik need külad, kus me siis läbi käisime ja teie olete nüüd see punkt meie tripile, et siis nendele me jätame sellise mälestuseks, see on nagu plaat välisõhus paigaldamiseks, kestab 10 aastat, garantii on olemas, et võite panna kuhu te iganes, ma arvan, et teil ongi see koht siin olemas kindlasti, et siis paigaldada seda selleks Kadrina valla 30. tähtpäeva, aastapäeva tähistamiseks, kuhu iganes soovite. Ja siin on siis teie küla nimi ka peal. Nii, ja just, iga küla saab oma nimelise ja need külad, kes täna on väljas ja peavad seda valla sünnipäeva tähtsaks. No, igal juhul. Ja teil on siin selline tõeline külakeskus, kus te juba aastaid olete oma küla asju ja tähtpäevi tähistanud. Ja teil on väga aktiivne küla. Kui mina sain vallavanemaks, siis esimene külavisiit oli minu meelest siia. Selline jaaniküli oli. Väga tore. Ja, anname üle selle Ülole. Ülo on olnud meil kaua aega volikogu liige. Jah, 25 aastat. 25 aastat Kadrina valla volikogu. 5 aastat vähem kui vald. No nii, et anname siis niimoodi üle. Mis ma ütlen nii palju, väga tore, et tulite, palju õnne teile Kadrina valla. Meile kõigile palju praegused olijad. Tahtsin nii palju öelda, et meie Võduvere küla on, meie algus hakkas 3 aastat enne, kui see vald üldse oli.
muidugi küla oli meil juba mitu tuhanded aastad tagasi ja sadu kust on seal kirjas. Kohe räägib meile keegi vanaad. Ja ma võin seda rääkida, aga kui te sinna poole asute... Lähme sinna poole, jah. Ja meil on, astuge ligi, meil on vorsti tehtud. Teil sooja vorsti tehtud. Ime kombel on... Võite lehvitada!